Candace Oweni plaan Ameerika hävitamiseks on lõpuks avalikustatud ja sind ei üllata, kui seda kuuled. See algas tema reisiga Venemaale või õigemini see kukkus kokku tema reisiga Venemaale, sest ta valetas oma jälgijatele. Kas sa selles punktis ei ütleks, et jah, ma lähen perepuhkusele, selgub, et see polnudki perepuhkus? See oli väga spetsiaalselt korraldatud PR-reis, et näidata, kui lähedased semud tema ja Venemaa on. Nüüd ta räägib seal, et kõik valetavad teile. Venemaa ja Ameerika peaksid tegelikult sõbrad olema, bla bla bla. Meil on samad väärtused, kui meil tegelikult oleksid Ameerika väärtused, sest Ameerikat hävitatakse seestpoolt. Ja see on tõesti veider, sest selline narratiiv langeb täpselt kokku sellega, mida Vene propagandistid tahaksid, et ameeriklased näeksid. Aga siin on kõige kõnekam osa kõigest, mis juhtus. Ja ma ei usu, et see sulle üllatusena tuleb, sest see oligi nende plaan. See oli kõik, millele nad olid mõelnud, koos Tucker Carlsoni veidrusega ja Candace Owensi psühhootilisusega. Kõik see on nüüd kokku saanud selle väikese, pisikese tuumakesega mu surad. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda videot üles tõsta ja teha kõike vajalikku, et vastu hakata, sest erinevalt Candace Owensi sugustest tahaksime meie tegelikult läänd kaitsta, mitte oma vaenlastega koostööd teha. Lubage mul esitada teile väga oluline küsimus, sest võib-olla olete seda kuulnud, võib-olla mitte, kuid Ameerikas liigub jutt, et teist võiks saada suurepärane järgmine Ameerika Ühendriikide president. Vabandan, et seda küsin. Ei, kõik on korras. Ma ütlen alati oma kuulajatele, et ma ei kandideeriks kunagi presidendiks. Ma kandideeriksin ainult diktaatoriks, sest ma ei tegeleks kongressiga, ma ei tegeleks lobitööga, ma ei tegeleks ühegi sellise asjaga. Ma ei tegeleks sellega, et Lindsey Graham kutsub üles järjekordsele sõjale. Ma lihtsalt ütlen, et siin on see, mida me teeme ja siin on see, mida me ei tee. Nii et ma ütlen neile, hääletage minu poolt, kui tingimused sobivad, et minust saab Ameerika Ühendriikide diktaator ja kõik. Aga lühiajaliselt ma tõesti. Aga ma mõtlen, ilmselt talle meeldivad diktaatorid, sellepärast ongi Venemaal. Aga see ei ole see salajane infokild, mida me otsime. Mul ei ole huvi kandideerida ametisse, sest seal on lihtsalt liiga palju ebaaautentsust. Samuti tead küll, see suur pettumus Trumpi osas. Ma oleksin küll huvitatud kedagi nagu Tucker Carlsonit tugevalt toetama ja ma teeksin seda. Ja, ma teeksin seda. Armastus, seal see on. Pauk plaks, pauk vingerpussid. Pauk plaks. Ta tahab, et Tucker Carlson oleks võimul. Teate küll, see mees, kes varem teeskles, et on islami vastu ja tal on mõistus peas, aga nüüd on ta järsku šariaadi seaduse armastaja. Ja levitab otsest Vene propagandat, õpiku näidet Vene propagandast, kutsub oma saadetesse inimesi, kelle eesmärk on hävitada Ameerika ideoloogiat. Suur Tucker Carlson saab nüüd põhimõtteliselt Candace Owensi toetuse kandideerimiseks, mida ta pole veel välja kuulutanud. Aga kas te oleksite üllatunud, kui ta seda teeks? Sest ma ütlen teile nii palju, mu sõbrad. Mina ei oleks. Kui Tucker Carlson otsustaks öelda, jah, te pole viimastel aastatel minust rääkimist lõpetanud, kasutame seda ära ja saame presidendiks, et võidelda kurja Trumpi vastu. Sellepärast nad kõik pöörduvadki. Siiski läheb lugu natuke sügavamale, sest see pole ainult Candace Owensi ja Tucker Carlsoni katse välja mõelda, kuidas teha Tuckerist president. See puudutab seda, kes selle kõige taga tegelikult oli. Miks inimesed üldse üritaksid Tucker Carlsonit võimule aidata? Et tema kandideeriks ja ma looksin selle dünaamika, mis mul ja Charliel oli ning teeksin kõik, et teda aidata valituks saada, sest tema, Tucker, oli samuti väga kiindunud ja sõbralik Charlie Kirkiga. Ja kas sa näed, kui tahteks see on? Kõigile vaatajatele, kes ütlevad, Tucker, sa reetsid meid. Pidage seda meeles. See mees ütleb, ei, kindlasti, tuletage kõigile meelde, et teie olete Charlie Kirki tõelised sõbrad, sest nad loodavad, et lääs, parempoolne lääs hakkab seda kaitsma. Olgu, aga nagu ma ütlesin, me lõpetame selle intervjuu ja siis hakkame tegelikult lahti seletama, mis siin tegelikult toimub, sest see, nagu teid ilmselt ei üllata, on olnud täiuslikult läbimõeldud. Te näete, kuidas ta on üks väheseid, kes häält teeb. Ma ütleksin ka Megyn Kelly kohta, kes rääkis tõtt Charlie vaadete muutumisest lõpus. Jah, see ainult kinnitas veelgi minu otsust ja ta on ka oma elus väga heas kohas. Tema lapsed on vanemad. Ma toetaksin tänulikult kedagi nagu Tucker Carlson. Ei, sa ei toetaks tänulikult kedagi nagu Tucker Carlson. Sa juba plaanid seda ja nüüd oled sa selle avalikult heaks kiitnud ning meile kõigile täpselt öelnud, mis juhtuma hakkab, et Tucker Carlson plaanib kandideerida.
ja see oleks loogiline, sest nagu sa tead, võimsad mehed tahavad ainult aina võimsamaks saada ja kui nad kord juba võimu maitset tunnevad, ei suuda nad enam peatuda. Ja kuhu on Tucker Carlsonil veel minna? Tal on üks maailma juhtivaid podcast'e, kuigi kõik teavad, et see on praeguseks täiesti absurdne, aga tal on tohutu podcast. Mis on järgmine asi, mida ta võiks ette võtta? See, mis teeks temast tõelise mehe, oleks lõplik võitlus tema egoga. Tõde on see, et selleks on Ameerika Ühendriikide president. Aga nagu ma selle episoodi alguses ütlesin, peame me siiski proovima aru saada, miks Venemaal otsustati teha avaldus Tucker Carlsoni kohta, sest see on väga paljastav. Nüüd ma lihtsalt tuletan kõigile vaatajatele meelde, et see süütu reis Venemaale, kus ta lihtsalt imetles, kui ilus Moskva on, bla bla bla, hõlmas ka üritust, kus ta oli koos Talibani liikmetega. Teate küll, see ISIS tüüpi grupp, keda me kõik nii väga armastame ja jumaldame. See hõlmas palju ilusat. on puhas. Ja kus ta lihtsalt levitas Vene propagandat. Nüüd, neile, kes on unustanud, Venemaa on juba aastaid tõsises sõjas Ukrainaga. Ja see on tegelikult üsna ohtlik, kui mõelda. Ei, inimesed olid väga mures minu turvalisuse pärast ja arvasid, et juhtub igasuguseid kohutavaid asju. Aga meie oleme end tundnud uskumatult turvaliselt. Ja Moskva on ilus, see on puhas. Ma tahan kindlasti tagasi tulla ja veeta veel rohkem aega Venemaal ilma. Sõna otseses mõttes kogu selle propagandata me oleme päästetud. Kõik on korras, sa oled turvaline, sest sa oled Putini kaitse all, olgem ausad. Ja nagu see teekski sind turvaliseks. Aga sulle on väidetavalt makstud palju raha, palju raha, et väita, et Venemaa on lihtsalt kõige turvalisem, puhtam ja ilusaim koht kogu maailmas. Pea meeles, mida nad praegu üritavad teha, on väga lihtne taktika. Vaadata tugevaid parteisid Ameerikas ja öelda, et me tahame neid hävitada. Kuidas me selle lõhki ajame? Me hakkame inimesi segadusse ajama. Me ajame inimesi igal võimalikul moel segadusse. Me ütleme neile, tead, see asi, mida sul on kogu elu räägitud, see on kohutav. See oli lihtsalt vale. Tegelikult on see imeline. Näiteks Venemaa. Kas te teate, kuidas teil oli see liit, et võidelda kurjuse vastu? Tegelikult olete teie ise osa kurjusest. Ja aeglaselt lõhutakse vabariiklaste liikumine tükkideks. Iga samm, mida Kendis on teinud, on olnud mõeldud lõhestavaks ja segadust tekitavaks. See ongi peamine juhis. Miks? Sest kui te olete lõhestatud ja segaduses, on teid lihtne manipuleerida. Lihtne ja selge. Lõhestatud ja segaduses inimesi on lihtne manipuleerida. Nüüd peame endalt küsima, milleks nad üritavad meid manipuleerida? Ma arvan, et me näeme seda umbes hetke pärast. Jällegi, pea meeles, kui sind lõhestatakse ja sa oled segaduses ning sulle öeldakse, et Venemaa on vaenlane, siis sa oled seda alati teadnud. Ja siis postitab Candace Owens selle ning sajab sind veelgi rohkem segadusse. Ma arvan, et mõnikord on valitsuste vahel olnud mõningaid konflikte ja arvatud, et võib-olla ei taheta, et see sõnum välja tuleks. Võib-olla arvan, et mõnikord on valitsuste vahel olnud mõningaid konflikte. Ma arvan, et ma suudan meenutada mõningaid olulisi kordi, kus oli tõsine konflikt. Aga siin ta lõpuks postitab. Minu plaan on avalikustatud, sest kõik küsivad, miks ta on Venemaal. Ma tegin Venemaaga koostööd, et julgustada kõikjal suuri kristlikke peresid. Nad arvavad, et me ei taha, et inimestel oleks kodus suured pered. See ei aita kuidagi kaasa. Ja ma ei saa selle vaatega rohkem mitte nõustuda. Valitsused ja institutsioonid peaksid julgustama suuri peresid, sest see soodustab paremate inimeste kasvu. Inimesi, kes loovad eesmärgiga ja kasvatavad eesmärgiga. Nii et ta on suutnud välja tuua selle väikese lõigu, kus ta ütleb, et räägib perede loomisest. Me kõik teame, mis on perekonnad. Ta pöördub tagasi oma algse YouTube'i vaatajaskonna poole, kes mõtlevad, mis siin toimub. Võib-olla on temast saanud Vene spioon. Ja ta ütleb, ei kallid, ma ei tee vaenlasega koostööd. Vaadake, ma propageerin siin neid asju, millesse teie usute. Ärge laske end manipuleerida, kui tegelikult on tema ise see manipuleerimise taktika. Ja Glenn Beck seletab seda väga hästi, tõesti väga hästi. Ja see ei ole kellelegi üllatus, sest ta on selles väga osav. Olgu, see on Vene mõjutusoperatsioon, mis on suunatud Candace Owensile ja teile. See on lugu saidil glenbeck.com. Internet on praegu täiesti leekides viimase paljastuse tõttu, et Ameerika taskuhäälingu tegija Candace Owens tegeleb Venemaal mõnede avalikustamata tegevustega koos tuntud luure ja propagandategelastega. Nüüd, mis selle juures huvitav on, vaadake Kendist. Te võite märgata, et paljud sionistid laimavad Venemaad kinnisideeliselt.
Õnneks märgib Clock Tower X, mis on Iisraeli välisministeeriumi projekt, oma tuletõrjeosakonna dokumentides selgesõnaliselt, et see on osa nende propagandaprogrammist, mille eesmärk on õpetada ameeriklastele, et antisemitism pärineb Venemaalt. Mis selle juures huvitav on? Ja ma arvan, et see on midagi, mida inimesed peavad teadma ja jah, me lähme kohe tagasi selle juurde, mida Glenn Beck ütles. Ütle mulle, et sa ei võta enam kaltsiumilisandeid, eks? Sest sa tead ju, et see tõenäoliselt ei aita sind, eriti kui sul pole piisavalt kollageeni organismis. Kollageeni ütled sa? Jah, just nii. Ja ma olin ka üllatunud, sest olin samas olukorras nagu sina ja ma ei teadnud, et pärast 30. eluaastat hakkab meie keha tootma järjest vähem kollageeni, 1–2% aastas. Ja mul on aastaid olnud probleeme liigestega ja ma proovisin kõiki toidulisandeid, kuni leidsin Native Pathi rohutoidulveiste kollageeni ja kõik muutus, sest see on tõeline saladus, kuidas hoida meie nahk pingul, luud tugevad ja liigesed töökorras. Ja see ei ole vastik, sest see lahustub täielikult vees või kohvis. Ja tuhanded kasutajad on kirjeldanud täpselt sama kogemus nagu minulgi, parem nahk, parem uni, vähem valu. Nii et paranda oma elu ja toeta saadet, sest ma loodan, et Native Pathist saab meie sponsor tänu meie eripakkumisele ja tasuta saatmisele. Nii et külasta getnativepath.com/kalgriips, getnativepath.com/miara. See on getnativepath.com/getnativepath.com/meira. Proovi seda riskivabalt 365 päevase raha tagasi garantiiga. Jälle kasutab ta täpselt sama taktikat, mida ta on kogu aeg kasutanud. See on selleks, et panna sind arvama, et kõik, mida sulle on räägitud, on vale. Ja kuidas ta sind veenaks, et see on vale? Valides kurjad sionistid nendeks, kes on püüdnud sind selles laimukampaanias veenda. Ta ei pea silmas 100 miljoneid ameeriklasi, kes teavad kindlalt, et külm sõda tegelikult toimus ja et Venemaa on alati püüdnud infiltreeruda juba ammu enne seda, kui suur kuri sionistide vandenõuteooria üldse olemas oli. Venemaa on seadnud endale eesmärgiks muuta lääs vaenlaseks. Sa oled raamatuid lugenud, sa oled seda näinud. Neil on terve ideoloogia kasulikest idiootidest. Candace Owens on aru saanud, et sionistid on lihtsalt nii mugavad patuoinad, et ta nüüd suunab ka Venemaa teema sinna poole. Ja sellepärast ta teebki seda. Ta ajab inimesed segadusse, lõhestab inimesi. Kuidas me saaksime seda teha nii, et nad tunneksid end oma enda intuitsioonis ebakindlalt? Ma ei tea, mõtleme välja mingi hullumeelse asja ja süüdistame sellest sioniste. Tuleme millegagi välja ja süüdistame sellest sioniste. See on imelik taktika, mida ta teeb iga kord uuesti. Ausalt öeldes on see juba natuke igavaks muutunud. Ja siis tuleb ilmselgelt välja mingi uue avaldusega, mis on mõeldud segaduse külvamiseks ja lõhestamiseks. Kus ta ütleb näiteks midagi sellist nagu teadagi ütlete te, et sionistid tahavad, et te seda usuksite. See on alati sionistid. Alati sionistid. Ausalt öeldes on see natuke hale, pean ütlema, kui sa minult isiklikult küsid. Nüüd vaatame, mida Glennil öelda on. Torchi siseringi liikmed, peame teile au andma, sest teie olite võtmetähtsusega tõe päevavalgele toomisel tema visiidi kohta. Aga Candace Owensi kahtlane reis Venemaale ei ole tegelikult see lugu. Tema reis on lihtsalt tõend päris loo kohta. Ja ma ei kavatse seda taandada mingiks vestluseks temast või millestki muust. Seda võite ise arutada. Minu arvates on siin suurim lugu see, et üks Ameerika enim jälgitud konservatiivseid hääli, Candace Owens, ütles oma kuulajatele, et ta läheb puhkusele Venemaale, Peterburi, vaatama õigeusu katedraale, natuke usuturismi koos oma abikaasaga. Aga tore, selles pole midagi halba. Siis hakkasime kuulma igasuguseid asju ja siseringi inimesed hakkasid näitama asju, mis ei olnud eriti mugavad. Me rääkisime sellest Ryan Morole ja tema tegi midagi piinlikult lihtsat. Ta lihtsalt luges programmi. Vaatas fakte, jälgis vihjeid ja luges programmi. Ja seal ta oligi. Ta oli kirjas esinejana Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil. See on SPIEF. S-P-I-E-F. SPIEF. See on Kremli tähtsaim üritus ja see toimub sel nädalal. Ja see on see, kus Vladimir Putin peab peaettekande. Kui sa kerid seda sama külaliste nimekirja allapoole ja mõned nimed edasi, leiad sa ka väga ohtliku mehe, Vene filosoofi nimega Aleksandr Dugin. Ta on nüüd öelnud, et võib temaga kohtuda, aga ta esineb samal laval nagu tema ja nagu ka Putin. See kõik juhtub kogu aeg, Spaivi. See on kuum koht Venemaa luure jaoks. Seda korraldavad Venemaa valitsuse kõige kõrgemad tasemed. FSB, mis on KGB järglane, tippnõunikud ja esimene asejuht on korralduskomitees. Uurimisdokumendid näitavad nüüd, et Spice'i tegevus, eriti selle paneelid, on tsitaat värbamiskanalid riigi juhitud pehme jõuprogrammidele. Loe seda kui propaganda.
Ja see on koht, kus nad, tsiteerin, kaasavad välismaiseid mõjutajaid projektidesse nagu meediapartnerlused. Failides on kirjas, et seda paneeli kasutatakse just selleks otstarbeks. Owens on paneelis, mis on täidetud tuntud Vene desinformatsiooni agentidega, keda on sanktsioneerinud USA ja EL. Lugu on selles, mida me avastasime kohe, kui hakkasime koos Ryan Murrowga seda niiti harutama, sest see niit ei vii Candace'ini, vaid viib kellegi teise juurde. Mõned tõeliselt targad inimesed veetsid pärastlõuna uurimistööd tehes ja see, mille nad avastasid, polnud mingid kuulujutud. Tead küll, mõne taskuhäälingu tegija puhkusest. See oli nagu häiresignaal ühe nime ümber, Alexander Dugin. Ja kui sa tegelikult loed, kes see mees on, saad aru, miks kõik häirekellad hakkasid helisema. Lubage mul tutvustada teile kõige ohtlikumat meest, kellest te tõenäoliselt kunagi kuulnud ega õppinud ei ole. Välja arvatud juhul, kui olete selle saate pikaajaline kuulaja. Kui sa oled Pushbacki kuulaja, siis tead Alexander Duginist palju, sest me oleme temast rääkinud. Sest samamoodi nagu moslemi vennaskond seletab Katari manipulatsioone, on Alexander Dugin see, kes on Venemaa Ameerika mõjutamise taga. Mõlemad püüavad kõigest väest hävitada Ameerika Ühendriike või kogu läänt. See on oluline, tõesti oluline, nii et kuule hoolikalt. Nad kutsuvad Alexander Duginit Putini ajuks. Putini aju. Ta on kaasaegse Venemaa projekti filosoof. Ta on selle projekti ja selle olemuse suhtes olnud märkimisväärselt aus. 1997 aastal, enne kui enamikul meist oli e-post, avaldas ta raamatu, milles kirjeldas, kuidas Ameerika Ühendriigid ilma ühegi lasuta alistada. Ta kirjutas, et Venemaa peaks soodustama igasugust separatismi, etnilisi, sotsiaalseid, radikaalseid ja rassilisi konflikte ning toetama isolatsionistlikke suundumusi USA poliitikas. Need ringkonnad, kes usuvad, et USA peaks tegelema ainult oma sisemiste probleemidega. Nüüd ütle mulle, kas see ei kõla nagu viimase 10 aasta ilmateade? Ütle mulle, kas see ei kõla täpselt nagu see, mida me oleme näinud? Te kõik peate seda kuulama, see on oluline. Ma oleksin ilmselt pidanud sellega alustama juba video alguses, sest see on erakordselt oluline, et mõista kõike, mida me oleme näinud Kendise, Tuckeri ja Megani puhul. Nad kutsuvad Alexander Duginit Putini ajuks. Putini aju. Ta on kaasaegse Venemaa projekti filosoof. Ta on selle projekti ja selle olemuse suhtes olnud erakordselt aus. 1997 aastal, enne kui enamikul meist oli e-post ja enne kui mina sündisin, avaldas ta raamatu, mis kirjeldas, kuidas Ameerika Ühendriike ilma ühegi lasuta võita. Kuidas Ameerika Ühendriigid ilma ühegi lasuta võita? Ta kirjutas, et Venemaa peaks julgustama igasugust separatismi. Venemaa peaks julgustama igasugust separatismi. Etnilisi, sotsiaalseid, radikaalseid ja rassilisi konflikte. Radikaalsed, rassilised, sotsiaalsed, etnilised konfliktid. See tähendab, et sa peaksid ringi vaatama ja otsima igasuguseid võimalusi, kus Ameerika Ühendriikide rahva seas võiks tekkida konflikte ning püüdma neid võimendada. Miks? Sest konflikt on ühiskonnale halb. Nii et rassiline lõhe, pauh. Etniline lõhe, pauh. Rassiline. Vaatame seda ja leiame inimesi, kes suudavad lõhet süvendada ja olukorda hullemaks teha. Ja toetame isolatsionistlikke kalduvusi USA poliitikas. Toetame isoleerivaid kalduvusi Ameerika Ühendriikide poliitikas. Mida me oleme viimasel ajal näinud? Oleme näinud seda kummalist kinnisideed, mis varem oli äärealade isoleeriv seisukoht. Nimelt, et sionistid on hullud või et Ameerika ei tohiks kunagi mitte millegi ega kellegi pärast sõtta minna. Ja oleme näinud, kuidas neid isoleerivaid seisukohti surutakse peale nii, nagu need oleksid enamuse arvamus, nagu need oleksid normiks. Nagu need hullud, keda Tucker Owen oma taskuhäälingusse kutsub, näiteks Nick Fuentes, oleksid jälle normiks. Kes on tegelikult rassilised ässitajad. Inimesed, kes püüavad õhutada kummalisi isoleerivaid probleeme ja konflikte. Ja nad on jätnud mulje, et neil on maailma suurim taskuhääling, et neid narratiive levitada, just kui need oleksid normid, luues tõelist kaost, aga ka täielikku liialdust sellest, mis tegelikult toimub. Ja mis kõige tähtsam, segadust ja lõhestumist. Need ringkonnad, kes usuvad, et USA peaks tegelema ainult oma sisemiste probleemidega. USA peaks tegelema ainult oma sisemiste probleemidega. Unustage korraks Matt Walshid ja need inimesed, kes ütlevad, et Ameerika peaks keskenduma ainult oma enda probleemidele. Kes on need inimesed, kes sellest kõige rohkem kasu saavad? Teile on öeldud, et sionistid. Teile öeldakse seda kogu aeg, sest sionistid on need kurjad patuoinad Iisrael. Iisrael on see, kes sellest kasu saab. Aga mõelge nendele inimestele, kes tegelikult sellest kasu saavad, kes tegelikult loevad.
Sest kui te vaatate Iisraeli majandust, siis see õitseb täielikult. Nad suudaksid vajadusel olla sõjaliselt iseseisvad. Ainus põhjus, miks see pole siiani juhtunud, on see, et Ameerika saab sellest tohutult kasu, aga sellest võime rääkida mõnel teisel korral. Vaadake Ameerika vaenlasi, Venemaa, Katar, Hiina, Lähis-Ida, need erinevad piirkonnad, Venemaa-Ukraina sõda, Lähis-Ida sõda, Hiina-Taiwani sõda. Kõik need riigid on konfliktis, mida nad on juba mõnda aega püüdnud lahendada. Ja nad on oodanud, kas Ameerika sekkub, sest kui suur lääs sekkub, siis on neil probleemid. Aga kui suur lääs jääb kõrvale ega tee midagi, sest nende riigis on isoleerumismeelsed arvamused surunud peale ideoloogia, et peaks keskenduma ainult sellele, mis toimub Ameerikas. Kõik need riigid, kes püüavad saada maailma võtmemängijateks, on need, kes sellest kasu saavad. Islamistid ei sekku millessegi, mis toimub Lähis-Idas või islamiga. Venelased ei sekku millessegi, mis toimub meiega. Hiina ei sekku millessegi, mis toimub meiega. Need riigid, mis on loodud lääne väärtussüsteemi õõnestamiseks, on need, kes saavad kasu iseseisvast ja keskendunud Ameerikast. Ameerikast, mille jaoks loeb ainult America First, kuid millel puudub peenhäälestus ja geopoliitiline võimekus sellest aru saada. Kui sa tahad tipus püsida ja kui sa tahad, et Ameerika oleks esikohal, siis pead sa tegelema ka teiste mängijatega ja tagama, et nemad jääksid oma õigetele kohtadele. Nemad on need, kes sellest kasu saavad. Ütle nüüd, et see ei kõla nagu ilmateade viimase 10 aasta kohta. Las ma ütlen seda veel kord. Venemaa peaks soodustama igasugust separatismi, etnilisi, sotsiaalseid ja rassilisi konflikte ning toetama isoleerumispüüdlusi Ameerika Ühendriikides. Poliitikas. Need ringkonnad, kes usuvad, et Ameerika Ühendriigid peaksid piirduma ainult sisemiste probleemidega. Pau, see on sõna otseses mõttes. Kõik. See vastab kõigile küsimustele. See on vandenõu, mille eesmärk on Ameerika sisemiselt hävitada. See ongi lugu sellest, mis on viimase 2 aasta jooksul juhtunud paljude meie parempoolsete taskuhäälingu tegijatega. See ongi kõik. See ongi strateegia. Ma ei ütle, et sa ei võiks sellele ise oma järeldustega jõuda, oma ideedega ja öelda, et mul polnud sellega midagi pistmist. Aga kas sina tegid selle otsuse? Kas sina jõudsid selleni? Või on see osa propagandast? See on see, mis teeb. On küsimus, mida me kõik peaksime endalt küsima. Ja nii, Kandase süütereis, kus ta läheb, kannab kõiki õigeid ilusaid riideid ja annab kõiki neid intervjuusid rääkides vene peredest. See kõik on väga lihtsa plaani järgi tehtud, et õhutada, tekitada segadust ja muuta Kandase normaalseks. Ja nüüd, kui kõik see on kokku pandud, asetatakse Tucker Carlson, kes teeb seda selgelt palju rohkem kui Kandase Owens, Ameerika Ühendriikide presidendiks. Sest mis juhtub siis, kui Tucker Carlson, islamistide armastaja ja äraostetud käsilane, kes levitab Aleksander Dugini propagandat kui midagi head, kes on püüdnud meile väita, et Tšetšeenia ja teised riigid on paremad kui lääs, see mees läheb Ameerikasse. Teate, mis juhtub? Ameerika laguneb koost. Ainus inimesed, kes oleksid üldse kunagi Tucker Carlsoni poolt hääletanud, olid need, kes olid kas Trumpiga nii rahulolematud, et nad ise ei teadnudki seda, aga meedia oli neile rääkinud, et nad on uskumatud rahulolematud Trumpiga. Need oleksid vasakpoolsed, kes arvavad, et Trump on kõige hullem asi, mis kunagi juhtunud on. Nüüd on see nii paljude lääne inimeste puhul ja just sellepärast surutakse nii tugevalt seda anti-maga asja, sest nad peavad teile ütlema, et need inimesed, kelle poolt te hääletasite, on kohutavad. Aga see asendaja, see, kes ei usu vasat ega parempoolsusesse, see, kes näeb kurjust kõikjal ja on siin, et tõeliselt võidelda Vene propagandamasina vastu, nemad on need, kes võivad meid tegelikult ühendada. Kuulake terminoloogiat, mida nad on kasutanud. See ei ole vasak ega parempoolsusest. See on kurjuse ja headuse vaheline võitlus. Igaüks, kellel on selge pilk, näeb, mis tegelikult toimub. Nad püüavad saada enda poole hääli, kes on eraldunud äärmuslikumast paremtiivast, kes on eraldunud äärmuslikumast vasaktiivast ja ütlevad, tulge siia. Meil on teid olemas. Ja just nii, mu sõbrad, on Vene propaganda seda taas teinud, seekord kändis Owensi ees. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.